Hei aiasõbrad! Täna vaataks koos lupiini ümberistutamist ehk siis üks lupiin eelmine aasta, üks sordilupiin, Manhattan Light on siis sordi nimeks. Läks meil välja, ei teagi miks, tekkis mingisugune kahtlane mädanik, mille vastu nagu väga fungitsiidid ka eelmine aasta ei aidanud. Hoidsin hinge kinni, et 12 taime välja ei lähe, meil kokku oli nüüd 3. Pritsisin ka neid kaupluses käsimüügis kättesaadavate fungitsiididega. Aga vähemalt samal aastal nagu ei tundnud, et aitas, aga 2 taimi ilusti ellu jäid see aasta, aga õitsesid. Ja selles mõttes läks hästi. Küll aga siis sai kevadel võetud taimedelt pistikoksad, aga lupiinilt võetakse seda siis juure pealt või juure tükikesega koos. Inglise keeles on selle nimeks basal cutting, ehk siis võetakse sellise juure tükikese otsaga, mis siis või kust siis peaksid uued juured tekkima. Et siin on näha, taim on ilusti kasvanud, aga ta on jäänud toitainete vaegusesse. Siin üks leht on juba kollakaks läinud ja eks tal on palav kold. Algselt nad olid kasvuhoones juurdumas, hiljem juba kasvuna kõrval teiste taimede varjus, aga niisugune perliidi, suhteliselt vaene perliidi mullasegu on ka ilmselt tema jaoks ammendunud. Et istutame ta täna siin ümber koos. Võetud sai ta äkki niisugune 6 aega tagasi, isegi võib-olla natuke rohkem nüüd. Küll aga ma oleks teile isegi varem võib-olla näidanud seda pistiku lõikamist ja võtmist ka, aga kuna endal juhtus nii, et 2 esimest korda, kui ma võtsin niimoodi 3 taime ja 3 taime, siis mõlemad korrad proovisin ma juurutada neid toas ja toas ilmselt on siis õhutingimused valed, igatahes kõik nad surid või närbusid ära nii äkki 3. nädalal. Ehk siis, kui ma nagu nägin, et protsess on juba vale, siis võtsin uued, ei toiminud. 3. korral otsustasin, et juba õues oli ka piisavalt soe, et ma võtan nad ja jätan kasvuhoonesse. Ehk seekord mul toimis see asi nii, et nad olid kasvuhoones eraldi sellises plastikkarbis, mille gaas oli kergelt peale pandud, ehk siis hoidis ka seda niiskustaset seal paremini. 2 taime panin, 2 taime ellu jäid, et selle üle mul on hea meel. Nüüd siis vaataks seda juurekava koos ja prooviks suuremasse potti ära panna, kus on ka natukene parem muld. Et ma võtan selle siin, kohe vaatame, et kuna ta on hästi perliidi selline, perliidi sees, siis ma natukene, ilmselt see perliit on nii vaene, et ma otsustan, et ei jäta teda siia. Vaatame, kuidas tal siin läinud on. Juurekava on päris korralik tegelikult. Ilusti potis juurdunud, mulle endale isegi tundub, et ma ikkagi siiski jätan selle siia ümber, ei hakka teda nagu kuidagi lõhkuma juurekava. Lihtsalt potitan ta siia ära. Proovin teha sellise sama suure. Ma olen juba siia mulda pannud, nii et selles mõttes. Ja loodan, sellest saab järgmiseks aastaks võib-olla isegi sügisel juba istutatava taime, mille saab siis panna sinna, kust üks välja läks ja üks on varuks siis ka. Nii, üks on valmis. Teisel on kohe ka näha, et väga hästi näha, et muidu ülejäänud lehed on ju väga head. Aga see on näha, et üks vanematest lehtedest on nagu ära närbunud ja ilmselt ka toitaine sellise, võib-olla isegi veepuudus ka natukene. Aga istutame ka tema ümber.
ka siin on näha tegelikult, et juurekava on väga okei. Võti kõrvalt ka näha. Aga ilmselt ikka tegemist puhtalt toitaine puudusega. Natukene isegi vähendaks pealt seda. Saaks talle siia korralikuma mulla ümber ringi panna. Manhattan Light on selline kahe värviga õiega nii-öelda. Lillakas ja selline kollakas ühes koos, et kellel huvi kindlasti näeb neid. Või leiab pilte meie Facebooki lehe aiaeluselt kategooriast või sellest galeriist nii-öelda. Või siis Instagramis samuti. Aga vot selliselt 2 uut taime täiesti tasuta, nagu öeldakse, sest et ise jagatud, ise katsetatud ja kannatab mängida küll. Aga näeme jälle järgmises videos.